No Lembitu Kuuse on muidu nagu tore mees ja tark mees aga mis tema puhul on nagu see selline minu jaoks alati imetlusväärne, iga kord, kui ta hakkab Tartu maratoni mingisuguseid neid ülekandeid, reportaaže tegema ja kohale hakkavad jõudma seal inimesed kohtadel 1000 ja ülespoole, siis hakkab käima siuke jutt, et need on sellised lõbusad, rahulikud matkajad ja need saavad vahepeal ka juttu ajada ja toidupunktis mõnusasti süüa ja nende jaoks on see kõik puhas rõõm, see maraton. Mul on tunne pigem, et Lembitu Kuuse ei tea, mis asi on Tartu maraton. Ta ei tea, mis toimub tagumistel kohtadel. Tal pole õrna aimuga, et need inimesed, kes sõidavad võib-olla 3000 endale kohale, sõidavad ennast Tartu maratoni lõpuks rohkem rihmaks kui Jürgen Aukland või kes iganes esikolmikus. Peeter Liik teab, kuidas pingutavad ka 3000 mehed ja teab, et sõidab end ka see aasta rihmaks. Ilma ja loodust nautima ta igatahes maratonile ei lähe. Ma ei teagi, miks ma lähen. See on saanud nagu mingisuguseks traditsiooniks mul muuseas. Ja võistelda meeldib mulle ka, et ma võistlen küll seal natuke tagapool otsas 3000, aga võistlus on ta sellegi poolest minu jaoks. Peetri jaoks ei ole rahvasporti, on võistlus ja päev on korda läinud siis, kui finišis veremaik suus on. Kui Anne kanali ääres tehakse pildituks sõitmiseks viimast trenni, siis vaid paarsada meetrit eemal valmistub omal moel homseks maratoniks veel üks noormees. Kortermaja kööginurgas laob hommikuseks joobeks põhja alla Kaur Paves. Alustaks siis nii palju, et kui tekib küsimus, mis siin täna toimub, siis tegemist on ettevalmistustega Tartu maratoniks. Just nimelt nii valmistuvadki tõelised rahvasportlased. Homsega saab lõpu terve aasta kestnud ettevõtmine, mille sisuks on siis laias laastus joomise ja spordi ühendamine. Kaur käis mõned päevad enne maratoni starti välja lubaduse läbida sõit purjus peaga. Enda peal läbi elada, mida tunnevad pärast pikale veninud pidu inimesed, kes peavad minema trenni, võistlustele või kas või tööle. Paratamatult seda ju juhtub, isegi maratoni rajal. Jutt siin tegelikult laiem, ütleme metatasand ei ole mitte selles, et jube lahe on nagu juua ja siis sporti teha, vaid näidata seda, et see on, et tuleb vaadata peeglisse ja leppida sellega, kes oled. Maratoni eelse öö vaatas Kaur aga pudelisse ja leidis end üles alles hommikul Otepäält Tartu maratonil. Joovet üritasime mõõta hommikul, aga ma puhusin selle argomeetri põhimõtteliselt katki. 42. Tartu maratoni täispikale distantsile startis ligi 6500 inimest. Tippsportlased, Aasia-armastajad, tervisesportlased. Nende hulgas 2 ekstreemsportlast, ent pildituks sõita armastav Peeter Liik ja napsusõber Kaur Paves proovivad omal moel läbi selle, mida tegelikult 100 eestlased tervisespordi egiidi all harrastavad. Oma tervise lõhkumise. Tartu maraton on minu meelest ideaalne koht, kus seda sellist amatöörlikku sportlasvaimu ja sportlashinge välja elada ja testida. Ja see kannatus, see on kohati isegi mõnus. 63 kilomeetrit. Võib-olla isegi distantsi ajal ta ei ole nii mõnus, aga kui sa oled seda 63 ära teinud ja kui sa oled seal finišis pärast ja võib-olla siis pikali ja tatt väljas ja veri väljas või mis iganes väljas, siis lihtsalt see tunne, et sa oled selle ära teinud ja pärast lähed koju ja tead, et vaata, sa oled ikka ära teinud selle. See on hea tunne. Enne starti oli kõigil naeratus näol ja tunne hea. Praegu on eufooria peal ja tunne on hea, aga ma arvan, et see asendub varsti räige masendusega lihtsalt. Aga praegu on selline tunne, et ma lükkan kõik ära. Sa arvad, millal tekib rõvedus ja vastikus? Esimestel meetritel. Kui ülejäänud 6500 spordihinge olid end stardikoridori paika saanud, jõudis kohale ka Kaur. Eks ma lähen siis vaikselt starti ära, et sõbrad juba ootavad. Ja nii kindlal sammul ta lähebki, veel mõistmata, et kinnitumast keelduvad suusaklambrid on vaid kannatuste algus.
Samal ajal, kui maratoonarid suurte eesmärkidega rajale läksid, muretses nende tervise pärast ürituse meditsiinilise personali juht Andras Laugamets, kes rajal enda tervisega riskimist heaks ei kiida. Et kindel on nagu see, et ütleme nii-öelda rahvakeeli pohmellis ja veel vähem alkohoolses joobes sellist pikka pingutust ette võtta ei ole mõistlik. See võib soodustada paksuks minekut, see võib soodustada trombide teket, see võib soodustada äkksurma teket. Hoiatustest hoolimata ja tervisele mõtlemata jõudis Kaur esimesse teeninduspunkti ilusasti kohale. Võttis saia ja mekkis üle pika aja alkoholivaba jooki. Kas siin peal selle kukli saab veel midagi süüa? No, 12 kilomeetrit on sead, aga selle esialgne eufooria hakkab nagu vaibuma. Krambid hakkavad tekkima. Probleeme on ka tasakaaluga olnud, eriti seal alguse osas. Suusakepp ei kipu minema sinna, kus ta peaks, on ka paar korda jalga löönud omale sellega. Mingi kaif seal on, laskumistel on siuke eufooria sees, et sa ei karda midagi lihtsalt, hullumeelse pilks tekib ette. Kui Kaur alles Harimäest üles ronima hakkas, laskusid teised juba poolel distantsil asuvasse kuutse punkti. Nende hulgas ka Peeter, jõudes sama ajaga oma purjus kaaslasest ligi poole kaugemale. Loomulikult on sellel ka oma hind. Kui ma enne arvasin, et ma võib-olla hakkan surema 30 juures, siis see on tõsi. Surema hakkan juba. Tegelikult esimese 10 oli suht läbi juba, aga raske on. Viimased 30 on kannatamine igal juhul. Kannatustele andsid natuke hõlpu laskumised, kus sai pisutki vaba hoogu nautida, kuid mitte kõik ei saadud mäest hooga alla. Nojah, meil on saabunud ja see on ikkagi päris karm. Jah, praegu on juba see ka, et jalg on nii pehme, et laskumistel kipuvad need kukkumised olema päris valusad juba. Kõrvetav pohmelus, peavalu ja krambid olid viinud Kauri treenitud keha nii sügaval auku, et isegi vana hea Bellarusi traktor ei oleks suutnud teda välja vedada. Kuid ometi ta jätkas. Mis siis, et teised juba 2 tundi finišeerivad. Ajaga 4.40 jõudis samal ajal finišisse ka Peeter, kelle leidsime üles supikausi tagant. Täna ma arvan tõesti, et see oli kõige raskem maraton, mis ma üldse sõitnud olen. Ja see oli nagu tõeline kannatamine. See oli niimoodi, et iga kord, kui ma nägin kilomeetri silti, kas see oli siis 16, 15, 10, iga kord ma mõtlesin, et liiga palju on lõpuni. Isegi kui oli viimane kilomeeter, ma mõtlesin, et liiga palju, ma ei jõua seda viimast kilomeetrit. Aga no, kuidagi tuli ära. Kui ma üle finišijoone tulin, siis ma ei olnud püsti seista, ma kukkusin pikali ja lamasin natuke seal, mis pidi uuesti püsti tulema ja siis ma, siit finišialast kuni välja, ma kõndisin mingi 10 minutit niimoodi sammu haaval ja pärast pidin maha istuma, sest ma ei tea, see pingutus oli ikka liiga rets vist. Aga vähemasti ma sõitsin läbi. Toitlustusala laudade taga istus selliseid üsna tüüpilisi Eesti tervisesportlasi, kes finišis vaevalt kõndida jaksasid kindlasti veel. See on tegelikult Eestis nii-öelda selle rahvaspordi üks varjupool, et paljud inimesed lähevad endast nagu kõike andma, nad lähevad põhimõttel, et no ei ole valu, ei ole tulemust. Aga neid inimesi me siiski tõesti kohtame, kes on ennast võimelised üle 2000 koha peal täiesti pildituks sõitma ja vajavad siis ka vahel meditsiinilist sekkumist. Mõnele meeldib teha sporti kanakostüümis, mõnele valudes ja mõnele johkis peaga. Iseasi, kas see kõik mõistlik on. Loomulikult ei tasu minna rajale, kui sa oled joobes, ei tasu minna rajale selle mõttega, et saaks ennast pildituks sõita. See on nagu haige värk, et selle koha pealt, kui sellised mõtted tulevad, et siis tuleks minna ikkagi nagu mõne eriarsti juurde, lasta rääkida sellest probleemist, et mulle meeldib purjus peaga sporti teha, või siis mulle meeldib ennast pildituks sportida. Teab, kui meeldiv ta nüüd oli, aga õhtu hämaruses, kui karumõmmid talvunest ärkama hakkasid ja lastega üle finišijoonil jõuglesid, jõudis kohale ka Kaur. See võttis tal aega 8 tundi ja 50 minutit.
ma ei mäleta, millal viimati nii kaua näiteks õues olin või midagi sellist. nii, 6197 tuli. 6197. See on ikka kuradi suhteliselt surmalähedane kogemus. Nagu mu näost näete, oleks ikkagi mõistlikum olnud võib-olla see distants läbida kaine peaga, oleksin valges kohale jõudnud. Südamehäired, kohutav peavalu, krambid, see kõik oleks olnud välditav, lihtsalt pudel oleks võinud eile jääda kappi, ütleme niimoodi. Ja ütleme, et alkohol ja sport on mõlemad elu olulised osad, aga hoidkem nad lahus.